11. sajandil viikingiaja lõpul oli hilisema maalinna ja seda ümbritseva linna kohal juba hooneid ja siia kogunes sagedasti rohkesti inimesi. See näib olevat olnud mingit laadi kogunemiskoht. Küladest taludest küll eemal, kuid jõe lähedal, mille kaudu pääses merele ja merelt siia. 12. sajandi alguseks oligi see koht saanud nii oluliseks, et seda otsustati kindlustada korralike vallidega. Välimisest ringvallist oli juba juttu. Selles seespool oli aga veel 2 valli. Linnuse õuele pääsemiseks tuli seega minna läbi vähemalt 3 väravast. Kõige sisemisem vall oli kõige võimsam. See polnud mitte üksnes tugev puittaraga kiviaed, vaid kividest alusele olid püstitatud suured palkides kastid, mida täitsid väiksemad kivid. Praegu seda valli enam näha ei ole, kes on jäänud hilisemate muldvallide alla. Sellised kindlustised olid 11.–12. sajandi Eesti linnustel üsna tavapärased. Valjale hiilgeaeg saabuski 12. sajandil. Keskne linnus ehitati veel kord ümber ja siia kerkisid üleni kivist vallid, mille kõrgus võis olla 10 või enamgi meetrit. Vallide seinad olid laotud murtud paekividest ja kaetud savikroofiga. Mörti kasutatud. Selle valmistamist ja kasutamist tollal siin veel ei tuntud. Valjala keskne linnus oli 12. sajandil erakordselt võimas vaatepilt. See oli palju suurem ja kõrgem kui esimesed mördiga seotud kivilinnused, mis hiljem Liivimaale kerkisid, rääkimata esimestest väikestest kivikirikutest. Seda oli pea võimatu vallutada. Ja ega tegelikult polegi teada, et seda kunagi olekski vallutatud. See oli ka kohalike ülikute võimu sümbol. 12. sajandi saarlased, kes kontrollisid Läänemere idapoolseid mereteid, olid kardetud vastasteks kõigile muudele meresõitjatele. 12. sajandi lõpupoolel kaeti kivivalli jala 6 meetri ulatuses savise mullaga. Seda tehti ilmselt praktilistel kaalutlustel. Ristisõdijad olid toonud kaasa moodsa piiramistehnika. Katapuldid, millega heidetud kivid võisid mördiga sidumata kivimüüri kergesti purustada. Selle vältimiseks kuhjatigi täiendav muldvall. Aga enamgi veel, me teame, et saarlased õppisid ise kiirelt katapulte valmistama ja kasutama. Selline oli siis Valjala maalinn, kui preester Henrik 1227. aastal siia sattus. Pole kahtlust, et kindluse võimsus avaldas muljet vaenuvägedele, sealhulgas ka Lääne-Euroopast tulnud ristisõdijatele. Henriku kroonikast tuleb välja, et vähemalt mõned vaenlastest vist lasti ka linnusesse sisse. Nende seas võis olla ka ta ise. Nimelt ammutati linnuse kaevust vett inimeste ristimiseks. Kuidas linnus seespoolt välja nägi? Saad teada, kui liigud piki valli veidi paremale maalinna põhjaküljele.